Kaalujuttude saates räägime avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Saate toob teieni Novo Nordisk. Kuula ja loe lisaks veebilehelt minukaal.ee. Tere! Meile meeldib mõelda, et valime oma toitu teadlikult. Vaatame koostist ja võrdleme hindu ja lähtume maitsest ja tervislikkusest. Tegelikult mõjutavad meie valikuid aga ka poe planeering, toodete asukoht, sooduspakkumised, reklaamid, pakendid ja paljud muud nüansid, mida me endale alati ei teadvustagi. Miks see nii on ja mis on selle tagajärjed? Tänases saates räägimegi sellest, kuidas toidukeskkond meie valikuid suunab ja mida näeb perearst, kui toitumine, kehakaal ja terviseprobleemid vastuvõtul jutuks tulevad. Üks viis, millega on võimalik tervislikumat valikut lihtsamaks teha, on Nutri-Score ehk pakendi esiküljel olev värviline A-steeni skaala. Aga kui palju saab üks täht meile toidu kohta tegelikult öelda ja kas see muudab ka ostukäitumist, selle üle arutleme täna samuti. Meie külalised on käitumispsühholoog dr. Andero Uusberg. Tere, Andero! Tere! Ja ma loodan, et Andero räägib meile täna toidukeskkonna mõjust Eestis ja mujal tehtud mõningatest katsetest või uuringutest ning Nutri-Score'i toimimisest. Ja külas on meil perearst dr. Marta Velgan. Tere, Marta! Tere! Ja Marta avab meil saates siis toitumise ja kehakaalu teemat arstipraktika ja suurte ning väikeste patsientide terviselugude kaudu. Andero, alustame vahest sinust, et mida see toidukeskkond või toidu valimise keskkond üldse nagu tähendab, et kui me hakkame nüüd rääkima, et mis asi see on üldse? Ma arvan, me võime alustada päris kaugelt selles mõttes, et kui me kujutame ette seda keskkonda, kus meie isu kontrolliv süsteem meie ajus ja kehas evolutsiooni jõudude ajal välja arenes, et siis see keskkond oli tänasest mitmes mõttes erinev ja üks oluline erinevus oli see, et toona pirnipuudel ei olnud turundusosakonda, et see toiduvalik, mis meie ümber oli, ei püüdnud ise saada tarbitud üldjoontes. Paljud neist isegi jooksid eest ära. Ja nüüd me oleme keskkonnas, kus toidu eest seistakse ja nuputatakse, mismoodi teha nii, et meie puupirne ostetakse rohkem kui eks ole, naaberaia õunapuõunu ja see, ma arvan, on selline hea raam, kuhu siis see keskkonna jutt paigutada. Sealt edasi see keskkond, ma arvan, avaldub mitmel moel, mitmel pool. Üks on tõesti selline füüsiline keskkond, mida võib kohata poodides, aga ka söögikohtades. Näiteks on teada, et need kaubad, mis poodides paigutatakse leti otste või nende niisuguste vahekäikude otstesse ja need kaubad, mis paigutatakse leti või kassa juurde, kui järjekorras olla, et nende kaupade läbimüük kasvab niimoodi 20–50%. Ja samamoodi me võime minna söögikohtadesse ja arutleda selle üle, et mismoodi on menüüd koostatud, et mis järjekorras nad seal on, kuni ka selleni välja, et näiteks kui suur on see ports, mida restoranis jagatakse. Nii et need on sellised võib-olla nagu käega katsutava keskkonna osad ja siis on hästi oluline on niisugune nagu nähtamatu sotsiaalne keskkond, et see, mismoodi söömist reguleerivad kirjutamata reeglid, need asjad, mis on kombeks, näiteks see, et taldrik tuleb tühjaks süüa või see, et mõningate pühade juurde peavad käima ühte või teistmoodi toidud, ka need on keskkonna sellised aspektid. Kui mina mõtlen selle peale, et kuidas toidukeskkond on mõjutanud mind või minu peret, siis õnneks meil kunagi kodus sellist asja ei olnud, et taldriku peab sööma tühjaks, et ma pigem isegi, kui lastel olid sõbrad külas, siis on ju, kui sul on nagu teise pere lapsed külas, sa ei tea tegelikult, mis neile maitseb ja mis neile ei maitse ja ma alati ütlesin, et kui sul ei maitse, sa võid alati järgi jätta või kui sul on kõht täis, sa võid alati järgi jätta. Aga ma kujutan ette, et kui lapsed ikkagi peavad selle taldriku tühjaks sööma, siis nende loomulik organismi nagu rütm, et kuidas ta aru saab, et tal kõht on täis, et see saab päris rikutud vist.
Võib-olla sellele äkki Marta, sina oskad sellele vastata? No ilmselt ikka küll, sest ma arvan, et nii nagu Anderol, siis päris paljudel inimestel on see kodus trauma tegelikult tulnud ja see tuleb ilmselt sellest, et mingitel aegadel Eestis oligi toiduga väga keeruline, et ka mina üles kasvanud ikkagi 90-ndatel, 2000-ndatel, kus oligi raske ja siis ikkagi pidi taldriku tühjaks sööma ja seda mentaliteeti pärast murda, kui sa oled niimoodi 40 aastat tegelikult üles kasvanud, sellega on päris keeruline ja tõesti, et muidu võiks ju olla nii, et inimene saab aru, et tal on kõht täis ja siis ta lõpetab söömise, aga kui sul on öeldud, et ei, sa pead ikkagi nii kaua sööma, kuni taldrik tühi on, pluss eriti kui sa ei suuda nagu portsjonit tegelikult kontrollida, sest sa oled kuskil restoranis, siis see võib päris palju mõjutada. No kui mu lapsed olid väikesed, siis mina nagu nende emana olin kõige pahasem selle kaubavaliku peale, mis oli laste käe ja silmade ulatuses, et see oli nagu ikka õudne, et kõik need pulgakommid, eriti just, et mul on hea meel, et nad on natuke pikemaks kasvanud ja näevad poes juba ka muid ja paremaid ja tervislikumaid valikuid. Ja võib-olla see ka vist, mis nagu mängib väga suurt rolli ja milles nagu, kui me räägime lastest, et meil täiskasvanutena on õudselt raske nagu seda enda vaadet nagu peale suruda, on see, et mis siis sotsiaalmeedias popp on või mis siis sõprade hulgas popp on või et millised karastusjoogid, millised energiajoogid, millised rämpstoidud parasjagu aktuaalsed on. Ehkki, ma ei tea, statistika vist ütleb, et Eesti lapsed on väga ülekaalulised, samas on nad ju teadlikud ka, et see kaks asja kuidagi nagu ei sobi kokku, aga ometi see nii on ju. No tegelikult laste toidulaud on kõige enam mõjutatud sellest, mida vanemad söövad ja mida vanemad pakuvad. Ja kui mina oma töös olen rääkinud, näiteks ongi vanem tuleb, ütleb, et laps üldse köögivilju ei söö ja siis ma küsin, aga kuidas teie sööte? Ja kui nemad ka ei söö, siis on nagu arusaadav, et see laps ei hakka neid köögivilju sööma. Et tegelikult esialgu tuleks ikkagi vaadata oma toidulaud üle ja see, mis kodus pakutakse. Ja päris suur trend on see, et lapsed ei söö ka koolis, et midagi on seal nagu valesti. Sellepärast, et see tähendab, et koolitoit on väga palju erinev sellest, mis nad kodus söövad. Paar sellist sekkumisideed siia vahele. Üks neist peaks olema juba dokumenteeritud, et minu teada on leitud, et nendes koolides, kus ei ole puhvetit, süüakse koolitoitu paremini. Ja põhjuseid me ei pea võib-olla isegi lahti hääldama, aga minu meelest on see nagu tore näide sellest, kuidas otsused on hästi lokaalsed, et meil ei tasu rääkida sellest, et Eesti lapsed, nad on sellised, vaid me võime analüüsida seda, kus sünnivad otsused ja siin Marta pani väga hästi fookuse, eks ole, sellele kodusele käitumisele või isegi nagu ühisele käitumisele vanemaga ja siis me võime neid kohti leida veel. Ja siis teine sekkumisidee, mida ma ei tea, et keegi oleks veel testinud, aga nüüd juba päris mitu meie instituudi tudengit on välja pakkunud selle, et kui minna restorani ja vaadata, et millest koosneb laste menüü, et siis laste menüü on... See on õudne lugu tegelikult. Jõuliselt, jah, ebatervislik jällegi põhjused on, olles ka ise lapsevanem, mõistan, kust need menüüd on tulnud, aga ma usun, et siin on tõesti natuke niukest nagu müksamise ruumi, et kui seda menüüd natuke ehitada niimoodi, et vanemana mul oleks ka võib-olla lihtsam lapsele öelda, kas siis seda, et siin kuule ei olegi friikartuleid või siis seda, et kuule vaata, proovime seda vahvat asja. Ja. Aga mis puudutab nüüd seda, et Marta tõi just välja, et kas vanemad ise kodus nagu pakuvad, et millised need impulsid siis hakkavad lõpuks nagu rolli mängima, siis Andro, sinuga on kuidagi seotud ka see Rimi eksperiment, et seal korvi põhjas olid need... Ja kui me tuleme siis võib-olla konteksti andmiseks, et tuleme siis kaubanduspinnale. Me oleme rääkinud kodudest ja koolidest ja restoranidest, aga tõesti see, mida me sööme, ju paljuski algab sellest, mida me toidupoest ostame. Ja siis on tõesti minu, võib-olla pilet siis siia podcasti on olnud see, et ma olen teinud koos muidugi heade kaasautoritega ühe sükse katse Eestis ja hästi oluline on siin julgelt öelda ka, et katset võimaldas meil teha Rimi, kes on kaubanduskettidest üks selline eesrindlik, võtab teadlased jutule, kui nad tulevad ja tahtsime uurida seda, et kui me seal samas poekeskkonnas tuletame inimestele lihtsalt meelde seda, et roheline kraam on hea kraam, et kas sellel on mõju ja kui suur see mõju võiks olla ja katse nägi siis välja niimoodi, et 3 kuu jooksul me saime Rimilt tagantjärgi siis anonüümsed ostutšekkide andmed 2 poest ja need poed olid siin
siin Tallinna linnas ja nad olid valitud võimalikult sarnased, et nad oleks sarnase suurusega ja mõlemad on niimoodi kesklinnast natukene nagu eemal ja siis 3 kuu jooksul esimese kuu jooksul mõlemas poes oli kõik sama ja ka viimase kuu jooksul mõlemas poes oli kõik sama, aga selle vahepealse kuu jooksul oli siis ühes poes korvide ja kärude põhjas meiega koostöös disainitud siis väike siuke plakat, mis küsis, et kas rohelist on piisavalt ja seal olid siis pildid isuäratavatest brokkolitest ja ma ei tea, banaanidest ja meie siis tuvastasime, et kui need plakatid seal korvide ja kärude põhjas olid, et siis umbes 2 inimest 100 ostsid midagi rohelist rohkem kui poes, kus neid ei olnud. Ehk siis, et meie efekt oli selline, et tõenäosus, et ost sisaldab midagi rohelist, liikus seal kuskil 36% pealt 38% peale. Ma ütlen, et protsendid hästi julgelt välja, et ma loodan selles meie vestluses täna jõuda ka selleni, et mis iganes meetmed me kasutame, need, mida me täna arutame, et igaühe efekt eraldi võetuna peaaegu alati on väike. Et ei ole olemas võluvitsa, millega oleks võimalik tõsta, eks ole, 36 pealt 63% peale rohelist tarbimist näiteks. Nii et mina olen selle 2% üle täitsa uhke ja see katse oli mitmes mõttes veel huvitav, et tegelikult me seda võib-olla kuulajal on meeles, et ma ütlesin, et see lause oli, eks ole, mitte see, et roheline teeb sind terveks, vaid et kas rohelist on piisavalt, et sellel lausel oli oma selline tagamaa, mida tulemused näitasid, et see meie lähenemine tegelikult ei olnud viljakas, et lähenemine oli siis selline, et mulle vahel tundub poes, kui ma teen sellist võib-olla nagu pikema ja ostu niimoodi nädalaks, et ma alahindan seda, millal mul lõunad ja tomatid otsa saavad ja see mõnes mõttes on loogiline, sest nende kaloritihedus on palju madalam, või porgandid, et kui ma ikkagi meeldib porgandeid krõmpsutada, et siis nädala jagu porgandeid on lihtsalt nagu massiivne kogus. Ja nad lähevad pehmeks ka. See häda on ka muidugi, selle vastu ei olnud meil üldse rohtu, aga siis sellest inspireerituna me nagu mõtlesime, et võib-olla see on see infokild, mida tasuks inimesele meelde tuletada, et kuule, et kui sa siia korvi asju laod, et täitsa arvesta sellega, et sellest korvist õudselt suur osa läheb rohelise peale. Sealt tuli siis see lause, et kas rohelist on piisavalt. Ja nüüd nagu selle hüpoteesi testimiseks me ka vaatasime seda, et kui ma enne ütlesin, et see, mida me saavutasime selle katsega, oli see, et oli rohkem inimesi, kes midagigi rohelist ostis. Siis nüüd me vaatasime seda, et kui me vaatame ainult neid inimesi, kes ostsid midagi rohelist, et kas nad hakkasid rohkem ostma ja vastus oli ei, et see meie plakat seda selles suunas. No see oli ka väga lühike aeg selleks eksperimendiks. Ja see oli ka väga õrn meeldetuletus inimestele. Ja, ma arvan, et see on just selle nagu õrna meeldetuletuse loogika. Samas aja osas ma väga ei muretse, sest sellise sekkumise eesmärk ei olegi see, et inimesed õpiks midagi uut, vaid see on just seesama, et nad selles ostu olukorras sellel hetkel teeksid teistsuguse otsuse. No kuidas need toidukeskkonna mõjud perearsti juures nagu välja paistavad, et kas on tüüpiline vestlus, et näiteks oletame, et tuleb pere lapsega vastuvõtule, laps on ilmselgelt ülekaaluline, kui te hakkate arutama menüüd, siis pere ütleb, et jah, teate, aga te siin räägite tervislikust toidust, kas te ka teate, mis see maksab? Et kas see on põhiline argument või on mingi muu see põhiline argument? No võib-olla üldisemalt vaadates, et tegelikult see on ka väga hästi teada, et võib-olla me teame hästi, et alkohol ja suitsetamine on inimestele kahjulik, aga tegelikult mida ei teata on see, et üldse Eestis haiguste põhiline riskitegur on tegelikult toitumine. Ja kehv toitumine ja seda nii täiskasvanute hulgas kui laste hulgas. Ehk siis selles mõttes neid vestlusi me peame kogu aeg, aga ma ütleks niimoodi, et käitumine ei ole nagu ühetasandiline, ehk siis seal ei ole nagu alati ainult mingit ühte asja, et see ei ole see, et see on ainult hind või see on harjumus, seal juures on kindlasti see oskus, inimesed ei oska sageli süüa teha, ei tea, mis selle porgandikapsaga peale hakata. Inimeste jaoks võib olla ka see arusaam, et mis on köögivili, on sageli tomat või kurk ja siis öeldakse, et mis ma ikka talvel seda tomatit söön. Et seal on väga palju erinevaid asju, et seetõttu see ei ole nagu nii lihtne. Ja ongi, et kui vanem ütleb mulle, et talle ei meeldi köögiviljad, siis kuidas ma saan talle selgeks teha, et tegelikult temast natuke sõltub see, et tema lapsele ka ei meeldi köögiviljad, on ju. Aga ma arvan, et see on võib-olla ka laiem jutt üldse sellest, kui palju inimesed tunnevad vastutust oma tervise üle.
ja kui palju nende enda käitumine tegelikult nende tervist lõpuks mõjutab. Kas siin on mingisugune põlvkondade vaheline erinevus ka, et mulle endale nagu tundub, et tänapäeval noored täiskasvanud või siuksed teismelised, et võivad olla hoopis terviseteadlikumad kui nende vanemad? Ja pluss see, et vanemad sageli nagu kardavad, et umbes kui nende 2, 3, 4 aastane nagu ei söö väga palju erinevaid asju, et need on kõik nagu kunagi ei söö, sest tegelikult inimeste ju selline toitumiskäitumine muutub päris palju, see sõltubki keskkonnast, kuhu ta satub, võib-olla tema toiduvalikud muutuvad võrreldes sellega, et see ei ole päris nagu nii traagiline sageli. Ja noh, selles mõttes, et pigem ongi see, et lõppkokkuvõttes, kui laps üksinda hakkab elama, eks ta teeb oma valikuid ja seal hakkab siis, muidugi seal mõjutab see, mida ta kodust on näinud, aga kui mingi muu mõju sinna sisse sõidab, mis on võib-olla tugevam, siis ta ikkagi oma neid valikuid võib täitsa teistmoodi nagu teha. Ma nüüd mõtlen, kuidas mina täna endale lõunat näiteks tööle võtsin, siis ma läksin poodi sellise mõttega, et ma võtan ühe tervisliku salati, kus on seda rohelist ja pähkleid ja siis natukene kõva juustu peal ja see on nagu väga hea valik. Siis ma hakkasin poest välja tulema ja ma võtsin ikkagi 2 croissanti ka. et see enda tahtejõuga nagu mingisugusele kompromissile saamine on inimesel ikkagi nagu käitumispsühholoog, et kuidas seda kommenteerida? Mul olid head kavatsused. Jaa, no siin on paar korda ma olen tahtnud öelda seda, et inimene ei söö selleks, et oma tervist kuidagi toetada, inimene sööb selleks, et maitsev on. Ja tänapäeva toit on liiga maitsev? Ei, mitte seda, ma arvan, et see maitsvat toitu on, eks ole, võimalik teha hästi erinevatest koostisosadest. Ma arvan, et siin on see tänapäeva toidu mõõde on olemas selles tähenduses, et kui me korra hüppame tagasi, eks ole, selle juurde, et toidutootjad võistlevad omavahel klientide nimel ja võidab see, kelle toit on maitsvam, et siis tekib küll selline ajejõud seda toitu kruvida kunstlikult nagu veel maitsvamaks ja me teame, et need kruvimised, eks ju, mõjuvad tervisele halvasti, aga kui me mõtleme niimoodi indiviidi tasandil, nagu sa ütlesid, et kas sina väärid laitust nende croissantide eest, et siin ma oleks hästi ettevaatlik. Ma arvan, et sa ei vääri laitust selle eest, et sa teed sellise valiku, nagu sa teed, et sa võid proovida muidugi disainida oma neid valikuid aja jooksul ja hoida tasakaalu. No võtta vähemalt ühe. Näiteks on ju, või võtta, ma ei tea, täistera on sellest abi või. Natuke ikka. Et ehitada seda oma otsust niimoodi, et see ei peaks väga palju oma sellele tahtejõule toetuma, et seda uuringud hästi palju näitavad, et üldiselt see arusaam, et need inimesed, kelle poole me vaatame, kes spordivad ja söövad tervislikult ja lükkavad edasi erinevaid mõnusid, et hiljem siis nautida veel tugevamaid vilju, et nad ei ole tegelikult sellised nagu tahtejõu juurikad. Nad enamasti, ühelt poolt neil on võib-olla inimesed, kellel seda sükest kiusatust tekibki vähem ja teiselt poolt, kui nad on endaga midagi teadlikult teinud, siis nad sageli on kujundanud oma keskkondi. Tüüpilised näited on need, et kas mul on kodus kommi või ei ole, et mina isiklikult jään selles võitluses oma tahtejõud, minu tahtejõud jääb alati alla, aga et see alla jäämine ei mõju tervisele halvasti, kui mul ei ole lihtsalt kodus näiteks kommi. Ja sama küsimus on, kus ma lõunat söön, kuidas ma olen selle üldse ehitanud, eks ole, et kas ma pakin kaasa või ma käin, kus ma käin, kellega ma käin, et neid asju on võimalik elus juhtida. Aga oskate te natukene arutleda ka, et kumb siin nagu rohkem nagu mõju avaldab nagu inimeste toitumis- ja ostukäitumisele, et kas see, millised on need hinnapoliitikad või see, kui edukas on see teavitamine? No teavitamist üleüldiselt, kui räägitakse nagu mingitest ennetuse meetmetest on kõige kehvem ennetuse meede, sest nii nagu näiteks rääkida ka tubaka tarvitamist suitsetamisest, siis enamik suitsetajad teavad, et see on neile kahjulik ju. Et selles mõttes, et seda teavitamist pole nagu vaja eriti teha. Kõige keerulisem on jällegi seda käitumist ja keskkonda muuta, et nad sellest loobuksid. Ja ma usun, et toitumise osas sama, sest Eesti toitumissoovitused on tegelikult olnud päris progressiivsed juba aastast 2015, aga kõige värskemaid andmeid veel ei ole, aga kui vaadata neid Eesti täiskasvanute terviseuuringuid, mida tehakse iga 2 aastaga, ega toidulaud ei ole nagu väga palju paremaks muutunud. Ehk siis selles mõttes see ainult, et me räägime, et peaks tervislikumalt toituma, üksi ei tööta ja teine on ka see, et see tervislik toitumine on väga abstraktne mõiste.
inimestel tegelikult puudub arusaam. Ja minul on näiteks niimoodi, et no sellest ma olen aru saanud, et teatud tüüpi vorstid on sellised, mida tõepoolest ei tasu osta. Sinna ei ole mulle seda märgistust juurde vaja, aga väga paljud teised toiduained on sellised, kus nagu minu meelest see valgusfoori märgistus tuleks nagu väga-väga kasuks, ma ei pea mõtlema, ma ei pea lugema, ma ei näe ka enam hästi seda peenikest kirja, et see oleks nagu hea lahendus. Ma ei tea, kus maal me sellega parasjagu oleme, et kas käib alles kõva vaidlus või oleme juba kuskile jõudnud? Mulle tundub, et Eestis siis hetkel käib vaidlus, ma kõiki detaile lõpuni ei mõista, aga ma saan aru, et meil on vaja mingit seadusandlikku liigutust, et oleks võimalik Nutri-Score vabatahtlikuna kasutusele võtta, nii nagu ta on 3-4 riigis veel, lisaks sellele 8 tuumikriigile, kes on selle niimoodi nagu põhjalikumalt kasutusele. Aga selgitame lahti ka, mis see täpsemalt on? Nutri-Score. Sina oled... No selles mõttes ta on selline märgistus, mis on tehtud, no ütleme, et seal taustal see süsteem, kuidas see märgistus nagu lõpuks saadakse, on siuke keerulisem kalkulatsioon ja arvutused, aga põhimõtteliselt, et toidupakendile siis enamasti me räägime ikkagi töödeldud toidust, mida poest müüakse, tuleb siis siuke valgusfoori meetod, ehk siis A-st E-ni, eks ju, A on roheline, ehk siis tervislik variant ja siis E on siis nagu selline toit, mida ei peaks siis väga sageli sööma või noh, me võime öelda ebatervislik, aga et selles mõttes. Ja noh, nii nagu Andero ütles, on see vabatahtlik ja algas ta Prantsusmaalt, Prantsusmaa on selle looja. Et ka Eestis ma saan aru, et osaliselt on nagu ka selle taga, et meil on vaja ikkagi ettevõtteid, kes oleks ka nõus seda rakendama hakkama. Ma kujutan ette, et need e-tootjad ei ole väga nõus. Nii see kipub olema ja veel kui mõned nüansid lisada riigivapiga kodulehel, kui te guugeldate Nutri-Score Eesti, te jõuate täpsemate kirjeldusteni, aga et noh, see algoritm üldiselt toimib niimoodi, et ta annab trahvipunkte 3-4 halva asja eest, et soolasisaldus, suhkrusisaldus, küllastunud rasvade sisaldus ja siis annab plusspunkte heade asjade eest, mis on siis kiudainete sisaldus ja puu- ja köögiviljade sisaldus ja jookide puhul on seal veel vist lisamagusained annavad veel täiendava trahvi. Et on algoritm ja minu meelest üks selle süsteemi võlu on see, et seda algoritmi selle märgise taga tegelikult saab timmida ja seda on timmitud, et on toodud välja kriitikat, et et see punktiskoori süsteem karistab seal liigselt mingisuguseid traditsioonilisi toitaineid või et ta jätab tähelepanuta mingid aspektid ja siis on võimalik seda algoritmi muuta ja seda on ka muudetud. Ja veel üks tore asi, mis jäi mulle silma, kui ma natuke tutvusin selle alase kirjandusega, on see, et Nutri-Score muidugi ei ole esimene seda laadi katse tuua see toitumisalane ja tervisealane info sellest kribukirjast toidupakendi esiküljele ja nende seas on ta kõige parem põhiliselt sellepärast, et ta kõige lihtsam. Et võib-olla te olete näinud ka pakenditel selliseid nükseid ka nagu natuke värve sisaldavad mingisuguseid mullikesi, mõni neist on punane, mõni neist on rohelisem, seal on mingi protsent peal kirjas. See on ka suurepärane katse nagu hakata juba visualiseerima seda infot, et võtta, et siin on rasvasisaldus liiga kõrge, aga jätkuvalt sellest märgisest arusaamine nõuab rohkemat kui sekundi murdosa, nõuab süvenemist ja seda süvenemist meil enamasti ostu hetkel ei ole ja seepärast see Nutri-Score on tõesti nagu parim omalaadsete seas hetkel tundub. Minu meelest poes käimine inimesele on üldse selline vaimne, mõnikord ka füüsiline pingutus, sest sul niimoodi aju kalkuleerib ja arvutab, teeb nädala plaane, mõtleb, mida keegi sööb, mida keegi ei söö, mis toite, mis ainetest teha saab. Et kui see otsustamine on tõesti tehtud millegigi võrra nagu lihtsamaks, siis sa lahkud sealt poest võib-olla nagu ma ei tea, 3 võrra vähem väsinuna. Ja see eesmärk on tegelikult nagu võrrelda ikkagi toiduaineid toidugrupi sees, et see ei ole päris nii, et ma võtan siin nüüd mingi saia ja siis võrdan teda lihatootega, eks see on 2 eri asja, et see on pigem ikkagi see, et kui sa oled seal leivaleti juures ja sa ei viitsi hakata lugema seda koostist, et kui palju kuskil suhkrut on või kiudainet on, siis see tegelikult ütleb sulle ära. Et kui üks on A ja teine on näiteks C, siis seal on suur vahe, miks neil on erinev nagu märgistus. Et see on pigem nagu
nagu mõeldud selleks, mitte selleks, et nüüd, ma ei tea, vaadata, et oliivõli on ka, et järelikult ma nüüd söön ainult seda, et see ei ole nagu nii. Joon pudeli sisse kohe. Et see on mõeldud ikkagi toidugruppide sees, et on mõeldud ikkagi töödeldud toiduainete jaoks, et jällegi, et arutasime, et tõenäoliselt porgandile ja köögiviljadele ei tule Nutri-Score'i, kuigi võib-olla oleks ütles Marta, aga mina lihtsa ja rumala inimesena ütlesin, ma tegelikult eelistaks, et ma saaks, ma tean küll, et nad on tervislikud, aga et võib-olla sellest Nutri-Score'ist võiks saada ka kui me enne siin rääkisime sellest nagu teadlikkusest, et tegelikult on niimoodi, et paljud inimesed tahaksid elada tervislikult ja nad kirjutavad 2 käega alla sellele, et ma annan oma parima selle, mis on minu võimuses, et mina ja eriti mu lapsed oleksid terved. Nüüd on küsimus, et kuidas ma seda teen. Ja tõesti, enamus meist ei ole spetsialistid söömises, võib-olla ka spordi tegemises ja siin on selline abikäsi on abiks, aga lisaks tekib seal selline nagu identiteediline mõõde, et kui ma olen otsustanud, et ma olen tervislik toituja, et siis see, kui ma saan seda otsust tehes kuidagi mingi kinnituse, et oled jah, et võtad selle porgandi ja jälle A-täht kukkus. Ma isegi ennustaks, et sellel on mingisugune psühholoogiline mõju, kuigi ma ei ole veel jõudnud uuringuni, mis just seda aspekti oleks testinud. Aga mõtle, kui tore oleks Martal öelda inimestele, kes tulevad siis perearsti juurde ja siis ukse peal veel, et eelistame siis ikka seda rohelist, et võtab seda brokolit ja sibulat ja salatit ja siis vaatab veel rohelise märgisega toidu sinna. Võib-olla on vaja ostukorve ja siukseid, mis kiidavad iga kord, kui inimene sinna mingit nagu need nutikad prügikastid. Ja ma arvan, et see on üldse omaette huvitav teema, kui me sinna Nutri-Score'i sügavustesse hakkame kaevuma, et siis tulevad esile kõiksugu nüansid. Üks nüanss täna on see, et väga palju ostlemist ei toimu ju enam füüsilises poes. Ja kindlasti selle Nutri-Score'i reformiga võiks kaasas käia see, et ka selles veebikeskkonnas oleks sama info on ja sama hõlpsalt kättesaadav ja võib-olla seal veebikeskkonnas on võimalik teha midagi rohkematki kui paki peal. Ma nagu mõtlen, et inimesed nagu tahavad toituda tervislikult, eks ole, siis mis meid siis nagu takistab seda tervislikku märgistust põhiliselt kasutusele võtmast, et kas see on see arutelu, et kuidas seda niimoodi teha, et ta tunduks nagu kõigi meelest nagu õiglane see märgistus või siis põhiline vastuolu on selles, et rämpsutootjad peavad endale otsa vaatama, et äkki me peaksime midagi muud tootma. No ja mitte ainult rämpsutootjad, eks ju, et kui me vaatame ka uusi toitumissoovitusi ja just see Nutri-Score'i vist viimane uuendus oligi aastal 2024, et suhteliselt hiljutine, siis päris paljud riigid on ikkagi läinud sinna suunda, et punast liha tuleks võimalikult vähe süüa, eriti kui me räägime töödeldud punasest lihast, see on ikkagi kantserogeen ja see saab automaatselt väga halva skoori ja otse loomulikult siis need tootjad, kelle põhiline toode on siis lihatoode, absoluutselt nad ei ole nõus ju sellega. No päriselt ka, mis neist saab siis? Ega selles mõttes need tooted ju ära ei kao. Et aga selles mõttes oleks ju tore, kui inimesed teaksid seda, sest nad saaksid teha teadlikumad valikuid. Ja siin võib öelda, et õnneks inimesed jätkuvalt otsustavad maitse alusel ja see üks täht seal ei muuda. Ja, aga võib-olla nad võtavad sellele ühele tähele siis rohkem neid rohelisi asju kõrvale, et vähemalt, et seda kompenseerida. No ja ütleme, punase liha puhul on seda nagu argumenti võib-olla vähem loota, aga väga paljude teiste toitainete juures on ju suur osa sellest Nutri-Score'i efektist ei tule mitte tarbijakäitumisest, vaid tootjakäitumisest. Et kui tootjal on tegelikult käepärane see oma selline töödeldud toit nagu leivapäts või mingi selline, mille sisse me tegelikult ei näe, et tal on käepärane seal teha paar liigutust, natuke soola maha, eks ole, natuke suhkrut maha ja tarbija ilmselt tegelikult ei pahanda. Et mulle tundub, et sageli need koostisosad on läinud, see on nüüd puha spekulatsioon, aga et mulle tundub, et nad on käest ära läinud sellises võidurelvastumises, et ega ei ole ju leivatootja ei tõuse hommikul üles ei mõtle, et kuidas Eesti rahvast mürgitada. Aga ta mõtleb seda, et kuidas minu ettevõtte pankrotti ei läheks ja kui ta näeb, et kõik tema konkurendid keeravad kogu aeg suhkrut peale, tal ei jää muud üle ja seepärast mulle tundub, on väga põhjendatud sisestada sellesse süsteemi mingi väike jõud, mis hakkab nagu sellele vastu töötama, et kuulge, et keerake tagasi, saate äkki, eks ole, B-st A-sse, äkki tänu sellele teie läbimüük kasvab ja teie konkurendid tulevad järgi ja me oleme nagu samas seisus, kus need samad turuosalised on sama rõõmsad edasi, aga lihtsalt me oleme toonud selle nagu baastaseme. Aga eks tootjatel on kindlasti ka raske vastu võtta neid otsuseid, sest et ei tea ju, kuidas tarbija reageerib, et ma arvan, et inimene on väga tundlik, kui tema lemmik šokolaadi või lemmik jäätise maitse kuidagigi muutub.
võib-olla küll, kuigi need muutused on toimunud on ju teises suunas juba mõnda aega, aga muidugi jah, ma selles osas ei saa nagu kindel olla, et mis juhtuma hakkab. Aga kui selles mõttes Nutri-Score'iga teistes riikides on näidatud küll jah, et see motiveerib tootjaid koostist üle vaatama. Et nagu Andero mainis, süsteem tehti ümber, sest esialgse süsteemiga ka tootjad leidsid siukseid kohti, kus sai nagu läbi minna, et hakati suhkruid asendama suhkruasendajatega ja hakati lihtsalt kunstlikke kiudaineid lisama, et see on praeguse uue süsteemiga nagu ära kadunud, aga et see motiveeris ikkagi tootjaid üle vaatama seda ja tegelikult seda on nagu palju uuritud, et kui see suhkru ja soolasisaldus väheneb hästi tasapisi, siis tegelikult tarbijad ei märka seda. Et jah, muidugi kui teha niimoodi, et üks päev on seal 20 grammi suhkrut ja järgmine on 10 grammi suhkrut, absoluutselt saab aru, et see on nagu erinev. Aga et kui seda teha tasapisi, siis tegelikult see ei ole nii märgatav. No kuidas Marta tundub, et kui see nüüd asi läheb meil käima ja kui see valgusfoori süsteem nagu tuleb, et kas on patsientidele ka lihtsam rääkida või anda nõu, et kuidas oma toitumist tervislikumaks muuta? Ma arvan, et see oleks üks variant, mida pakkuda neile, et kuidas nad saavad nagu võrrelda, sest näiteks viimasel ajal palju räägitud, et inimesed isegi ei tea, et nagu toit peaks kiudaineid sisaldama ja praegult on nagu ainus variant, kuidas nad saavad kahte toodet võrrelda, on see, et nad peavad nagu otsima sealt nimekirjas selle kiudaine ja siis vaatama grammides, et et see erineb. Et tegelikult see Nutri-Score on selle juba ära teinud näiteks mingite toodete puhul. Et see on kindlasti oluliselt lihtsam kui see, et kui ma ütlen talle, et aga lugege siis koostis läbi ja saage siis ise aru, et kumb on siis parem variant. Et jah, arvestas ka seda, et et ongi, et mina ju ei tea, mis see kõige parem leib seal selle konkreetse inimese poes, eks ju, on või mis iganes, et ma arvan, et see on neile lihtsam selgitada. Selle koha pealt ma vist kipun olema, Andero, nagu sinuga nõus, et võiks positiivselt nii-öelda ära märgistada ka need toidud, mis on nii-öelda ilmselgelt tervislikud, sest et kust me ikkagi teame muidu, et see värske kartul, mis seal letis lahtiselt on tegelikult parem kui sügavkülmutatud friikartul, millel võib ka päris normaalne märgis olla. No ma selle peale võib-olla ütleks, et taaskord me ei pea otsima ühte sellist hõbekuuli, et neid sekkumisi, mida kasutada võiks olla mitmeid ja siin ma tahaks ära mainida, ma arvan, et kui me enne rääkisime nendest põhjustest, miks me kõhkleme võib-olla nagu riigina, ühiskonnana ja rääkisime läbi selle, et meil on huvitatud osapooled, kes pelgavad arusaadavalt ühte teist, et siis ma arvan, et teine asi on siin veel ja see teine asi on kuidagi selline, et see on väga inimlik on nagu muretseda, et kas see on nüüd ideaalne lahendus ja kui lugeda palju neid vastuargumente, et siis need ka keerlevad selle ümber, et vaadake, aga see Nutri-Score ikka ei ütle inimesele kõike, et ta ei ütle, et ära seda oliiviõlipudelit on ju lõpuni joo või et kuskil on sügavkülmutatud friikartulid, mis saavad järsku väga kõrge skoori ja et järsku meil on nüüd inimesed, kes tormavad neid ostma. Ja mulle tundub, et need argumendid, kui nende peale nagu mõelda, et nad ei ole lõpuks veenvad, sellepärast, et ideaalset lahendust ei olegi olemas ja see on väga teretulnud, on kuskilt otsast liikuma hakata ja seda ka siis selline käitumise muutust toetavate sekkumiste kirjandus hästi toetab, et enamasti saavutatakse efektid ikkagi mitmete meetmete koos mõjus ja nende meetmete seas võivad olla, eks ole, hinnameetmed, teavituse meetmed, need sellised nagu sotsiaalsed kokkulepped või sellised vestlused, mis me peame, kättesaadavuse meetmed ja see Nutri-Score mulle tundub on ikka väga tore nagu täiendus sinna ja mõnes mõttes on ta, kui nüüd kuidagi ka võrrelda neid võimalikke nagu meetmed, et ta on ikkagi kokkuvõttes väga leebe. Et me, eks ole, võiksime, ütleme ka niimoodi tootja vaatest, eks ju, et me võiksime rääkida, et selle sama algoritmi alusel võiks tegelikult maksustada. Teadus ei ole veel seal maal, aga et see algoritm, mis paneb A, B, C, D, E külge, eks ole, toiduainetele, et ega käibemaks võiks samamoodi olla 2% kaupa, hüpata sealt. Või siis võiks et kui te vabatahtlikult nõus ei ole, siis paneme maksu peale. Nagu see jutt, jah. Või siis, eks ole, et üks asi, mis teeb, ma arvan, selle Nutri-Score'i kuidagi tõhusaks ja toredaks on see, et ta asub tarbijaga suhtlema
sama kanali kaudu, mille kaudu suhtleb turundus. Eks ole, turunduse puhul on samamoodi need sõnumid, signaalid, värvid, naeratavad inimesed pakenditel, eks ole, mingisugused lõhnad, mis poes levivad, et need töötavad ka murdosa sekundi tasandil ja tootja saab ise väga hästi aru, et tal ei ole, eks ole, lootust, kui ta tahab oma toodet müüa, et see panna kribu kirjas kirja, see, miks tema toode on parem. Ja nüüd Nutri-Score astub sinna samasse ja mõnes mõttes nagu võrdsustab seda mänguvälja ja kui jälle veel fantaseerida, et mida veel saaks teha, et mänguvälja võrdsustada, et siis näiteks Austraalias on tubakaga tehtud niimoodi, et tubakal ei tohi olla ühtegi kujunduselementi, et kõik on sellises, tehti katse, valiti välja 8 hästi koledat värvi ja küsiti inimestelt, milline on kõige koledam, siis valiti see värv, see mingi siuke pruun, plögane värv. Kõik suitsupakid peavad sellega olema, brändi nimi on ainult niimoodi reglementeeritud fondis kirjas. Et kui mitte Nutri-Score, et siis võib-olla mõni nendest asjadest oleks. No meil on vist suitsupakidel päris koledad sellised vähipildid peal. No Eesti selles mõttes... nii koledad, et väga paha on vaadata isegi neid pakke. No, see on nagu Austraalia jah, nagu näitel tulnud Euroopasse, aga näiteks see sama, et Eestis mitte Eestis ei ole juttu, vaid mujal Euroopas on olnud juttu, et lastele reklaam, eks ju, toidureklaam, mis on suunatud lastele ära keelata, sest tegelikult see ka mõjutab, et kui lapsed näevad neid toredaid värvilisi reklaame, et need hommikusöögi helbed on nii toredad ja saab veel mänguasju ka, et ka see tegelikult mõjutab ja nõus, et selles mõttes me ei saa seda vaadata nii, et meil on üks kuldmuna ja üks mingi võluvits, mis nüüd lahendab kõik söömisprobleemid ära. Ma hakkan praegu mõtlema, et kas hommikusöögi helbeid mitte tervislikena pole reklaamitud. No täpselt. Just nimelt on reklaamitud ja tõesti seda, kui me korra mainisime siin reklaami ja tubakat, et sellest vallast, ma arvan, pärinevad meie parimad tõendid selle kohta, et tõesti turunduspiirangud, reklaamipiirangud, aga ka muude turundusvõtete piirangud on tõendatult efektiivsed. Me teame seda tubaka valdkonnast, alkoholi valdkonnast, toidu valdkonnas on neid vähem proovitud ja nende see efektiivsus enamasti on just lastest algab. Ja ma arvan, et see on ka nagu oluline nüanss siia, et üsna lihtne on nagu maalida see karikatuur sellest siuksest 60-aastasest singisõbrast, kes naerab selle D-skoori välja ja naerabki ja see on selles mõttes nagu adekvaatne karikatuur, aga et sellega ei saaks, seda ei tasu nagu üldistada kõikidele sihtrühmadele ja tõepoolest turunduse puhul on lapsed ikkagi tundlikus eas, formeerivad need ootused ja kui me suudame natukene neid ootusi laste peades muuta, siis ülejäänud eluks on nende käitumine tervislikum. No üldse reklaami peale võiks niimoodi ka mõelda, et neid asju, mida tegelikult on tervislikud ja me peaks sööma, eks ju, et kas me oleme näinud porgandi reklaami, eks ju, telekas ei näe väga, et me näeme tegelikult reklaame enamasti asjadele, mis ei ole nagu sageli võib-olla kas nii vajalikud meile igapäevases mõttes või kus on kõige suurem konkurents nii-öelda firmade vahel, aga ongi, et me siiamaani ei ole näinud mingit läätse reklaami, eks ju, kuskil telekas porgandi reklaami, et neid asju ei ole vaja reklaamida. No aga samas mulle tundub, et teatud tervislikud toidud muutuvad kuidagi nagu iseenesest populaarseks, et kui noored käivad trennis ja käivad oma pilateses ja joogas ja jõusaalis ja siis teatud tüüpi toidud, mis selle elustiili juurde käivad, nad muutuvad kuidagi iseenesest populaarseks ja need toidud on tervislikud, et kuidagi see viis, kuidas seda tervislikkust turundada, tuleks ka kuidagi nagu rohkem võib-olla läbi mõelda ka nagu võib-olla riiklikul baasil. Ma ei tea, kas riik saab siin nagu väga, eks ju, siin võib mõelda ka lihtsalt ressurssidele, et kui lugeda kokku, ja mul ei ole neid numbrid, aga et kui lugeda kokku, eks ole, toidutööstuse panus on ja Eesti reklaamiturgu, et siis... Me ei suuda riigina midagi siin vastu panna. Sellele keegi kirjutaks alla, et kuulge, teeks vastu reklaami. Et selles mõttes palju nutikam on nagu suunata seda ressurssi, seda niisugust võidurelvastumist niimoodi, et need ühiskondlikud kasud on talutavad ja majandusega või nende ettevõtlusvormidega ei juhtu ka midagi katastroofilist. No seda Nutri-Score'i on, eks ole, teistes riikides juba aastaid rakendatud, et kas on mingisuguseid uuringuid ka, et kas sellel ka mõju on? On küll ja seal võib alustada sellest, et üks vastuargument, mis on siin Eesti ruumis kõlanud, on see, et tahaks nagu rohkem mõju, et Prantsusmaal, kus seda on pikalt kasutatud, et inimesed ikka jätkuvalt on ülekaalulised, mis on tõsi. Nüüd selle juures on üks
nagu vastuargument on see, et me päris täpselt ei tea, millised need Prantsuse inimesed oleksid ilma Nutri-Score'ita, ehk et need nagu ameeriklased võib-olla. Jah, et need jõud, mis, eks ole, suunavad kaalu kasvu suunas, et neid jõudusid on nagu paralleelselt olemas olnud, et toidukoostise muutumine, eks ole, järjest niimoodi, ma saan aru, et nagu jämedas joones on see siuke, et mida lihtsamini kalor sellest nagu toidust kätte tuleb, eks ju, seda tugevamalt ta sinu isu hakkab mõjutama. Aga et kui me nagu vaatame siukseid nagu kontrollitumaid töid, mis on tehtud eksperimentaalse meetodiga ja sageli see eksperimentaalne meetod tuleb nagu võtta päris elust ära, et on näiteks tehtud uuringuid, kus inimesed on uuringu raames sellises nagu e-poes ja neil palutakse sealt kaudu oma toitu osta ja siis saab jaotada inimesed juhuslikult gruppidesse, kellele siis näidatakse nende toiduainete Nutri-Score või muid neid märgiseid ja gruppidesse, kellele näidata. Ja sellised uuringud on näidanud küll seda, et see valikud hakkavad nihkuma, et Nutri-Score'i põhjal joondutakse. Samas need näitavad hästi selgelt seda, et see joondumine ei ole siuke autoritaarne, et mõned uuringud ei näe efekte, mõned uuringud näevad efekte ainult seal Nutri-Score'i ülemises otsas, et inimesed hakkavad rohkem ostma A ja B kategooria asju, aga nad ei hakka vähem ostma neid ülimaitsvaid D ja E kategooria asju. Aga et ma arvan aga hea seegi. Mulle tundub ka, et see on hea seegi. Ja siis on proovitud teha ka seda, et vaadata, et kui me nüüd jälgime neid inimesi, kes siis on Nutri-Score'i kaudu oma oste tegemas ja neid, kes ei ole, et kas nende siis tegelik nagu toidulaud, see, mida nad siis lõpuks ära söövad, et kas see ka muutub. Ja mulle tundub, et seal on ka on leitud efekte ja need on väikesed. Et ütleme, see teaduskirjandus on hästi klassikaline selline klaas pooltühi, pooltäis olukord. Et mõned inimesed kirjutavad sellest samast tulemusest, et leiti ainult 5% muutus küllastatud rasvhappetes ja teised ütlevad, et leiti tervelt 5% muutus küllastatud rasvhapete tarbimises ja minu jaoks nüüd väljaspool seda kirjandust olen ma nagu mitu korda jõudnud selleni, mida ma ka mainisin, et mulle tundub, et sellistes valdkondades, kus me räägime vabade inimeste ülirikkalikust käitumisest, eks ole, toit ja söömine on meie elu nagu nii mitmete tahkudega seotud ja me oleme kõik selles nii erinevad, et siin nagu nõuda mingisuguselt sekkumismeetmelt seda, et ta tõstaks 10% kaupa, et see oleks esiteks ebarealistlik ja teiseks siuke totalitaristlik, et need väikesed efektid mulle tunduvad on hästi nagu julgustavad, aga aus kokkuvõte on jah see, et need tõendid ei ole sellised nagu ühehäälsed, et jah, kui tuleks ainult Nutri-Score, küll siis jõuaks Kalev koju. No ja see, nagu ma ütlesin, et tegelikult see tõesti müksab neid tootjaid tegelikult ümber vaatama oma toodete nii-öelda seda sisaldust, nii palju, kui see on võimalik, sest mingitel asjadel see ei olegi võimalik. Ja teine on see, et mulle tundub, et alati saab ka selle järgi natukene mõelda, et kas see asi võib olla efektiivne, et kes kõige rohkem vastu karjub. Et kui keegi on ikkagi väga vastu ja sageli joks ju need on need toiduaine tööstuse osad, mis ei tooda kõige tervislikumat toitu, siis järelikult neil on mingi hirm, et see ikkagi inimesi mõjutab. Ega nad muidu ei oleks selle vastu. Muidu ei kardaks. Ja siis üks nüanss, mis nendest uuringutest veel läbi jookseb, on see, et meil vist ikkagi ei olegi veel riiki, kus see oleks kohustuslik. Ja see tähendab seda, et need, kes ei pane märgist peale, ei ole need A-tootjad, eks ju, me oleme rääkinud sellest, mis tähendab, et seda Nutri-Score'i nagu rahvatervise efekti, mõnes mõttes ei olegi täit efekti, ei olegi võimalik enne näha, kui see saab kohustuslikuks. Ja me peame ka arvestama, et eks ju võib-olla Prantsusmaa eriti hea näide on see, et kui inimesed söövad ka väljas väga palju või ostavad kuskilt kaasa, siis ka need asjad ei ole ju märgistatud, et Prantsusmaa hea näide, kus ikkagi see hommikul kohvikust saiakese võtmine on ikkagi suhteliselt tüüpiline, et sinna ei saa seda märgistust vähemalt praegult veel külge panna, eks ju. No jah, aga kõik ei olegi võib-olla ainult kinni selles ühes saiakeses, vaid ka harjumustes, kogustes, igasuguseid nüansse on seal veel juures. Aga võib-olla see mõju siiski nagu Marta jõuaks ka nagu sinu kabinetti, kui see asi nagu käima läheks, et ikkagi kui sa mõtled inimese nagu üldist tervislikku seisundit või tema kaalu või siis iga väikene muudatus on ju tema tervisele hea.
kui see on positiivsuse pool. No ütleme, et on, kuigi jällegi, et ka tervise puhul, et see ei ole nagu nii lineaarne, et ja kui rääkida üldse rasvumisest, siis ei ole seal kindlasti see toit nagu ainukene või peamine sageli probleem, et see on ikkagi mitme teguri mingi koosmõju, mis seda tulemust nagu annab, aga kindlasti on lihtsam inimesele selgitada, kuidas ta saab teha tervislikumaid valikuid, sest siiamaani see on tõesti selle peale, et näitan talle seda toidupüramiidi ja räägin, et et võiks seda ja toda süüa, aga poes, eks ju, on tal keeruline võib-olla neid valikuid alati teha. Võib-olla siia selle küsimuse juurde nagu oleks aus panna ka et kui me küsime, et kui palju sellest kasu on, et kas millal Marta seda näeb, on ju. Et siia oleks kõrvale nagu aus panna ka küsimus, et kui palju see maksab, et mis selle sekkumise hind on. Ja mulle tundub, et siis me saame, eks ole, sellise nagu kulutõhususe, et selle sekkumise hinna eest, kui palju me saame rahvatervise võitu. Ja mulle tundub, et siin on selliste väikeste sekkumiste, mille, eks ole, efektid võivad olla väikesed ja pigem kumulatiivsed, just selline tugevus, et ega see nüüd kellelgi ka tükki küljest ära ei võta, et see on ülileebe, ülilihtne sekkumine võrreldes nende asjadega, millest me veel oleme rääkinud, et järsku keelaks midagi ära, järsku hakkaks maksudega mängima, järsku, eks ole, paneks turunduse kinni, et nende asjade mõjud, kahjulikud mõjud ja kõrvaltoimed ühiskonnale oleksid nagu, ma arvan, täiesti teises suurusjärgus. Nii et selle Nutri-Score on jah täitsa tasuta kasutatav ja Prantsusmaa, kes selle välja töötas, mingit litsentsitasu selle eest ei küsi, et jah, tootjale alguses on tõenäoliselt kulu pakendi ümbertegemise kulu, aga selles mõttes see on aga samas tarbija ju, ehk siis meie kõik ju, me ju ainult võidame. Et kui siin tõepoolest tulevad juurde mingisugused maksud, siis me oleme ilmselgelt pahased ja ütleme, et me teame ise, mida me sööme ja joome ja miks ma pean millegi eest ekstra maksma, aga see, kui pakendil on kirjas, et vaata, see toit on su tervisele hea. Vabadus valida. Siis tarbija ei saa olla nagu pahane. Vabadus valida jääb ikka. Just, et see on hästi-hästi ikkagi liberaalne lähenemine, sest ainus, mis ta teeb, sest see info on ju seal juba olemas. Et ainus, mis ta teeb, on see, et ta teeb selle info nagu psühholoogiliselt ja realistlikult seeditavaks, et ta arvestab sellega, milline tarbija tegelikult on ja ta arvestab sellega niimoodi, nagu toidutootja oma turunduses on arvestanud juba 100 aastaid. Jaa. Kuidas teile tundub, et nagu kelle õlgedele see vastutus langeb, et kuidas meie toidu ma ei tea, tarbimise keskkonda või siis nagu, et kuidas me oma tervislikkusesse suhtume, et kes see vastutab selle eest, et me oleksime selles nagu kuidagi edumeelsed? Jaa, see on hea viis, kuidas seda küsida, et muidugi inimene vastutab, aga nüüd on küsimus, et mis piirini ja mulle tundub, et inimese vastutus hakkab otsa saama paari koha peal. Üks koht on see, kus inimesel tegelikult nagu ei ole realistlikult võimalik langetada teadlikku otsust. See võib, ja see realistlikkus võib siis sisalduda teadmistes, et tegelikult nende grammide põhjal nagu targa otsuse tegemine ei ole kõigi meie nagu, ma arvan, selle podcasti kuulajad on kõik sellised, kes suudavad seda teha, aga et paljud inimesed ei ole selleks nagu piisavalt haritud ja ei peagi olema. Ja teiseks siis sellisel nagu aja kujul, et ma arvan, selle võib nagu välja arvutada tootlikkuse kaos Eesti majandusele, kui me eeldaksime, et kõik inimesed teeksid oma toiduotsuseid niimoodi, nad loevad kõik pakid läbi, eks ole, me veedaksime 4-5 tundi päevas seal kaubanduskeskuses ja teeksime, kannaksime oma vastutuse välja. Et sellepärast mulle tundub, et on üsna ilmselge, et siin peab võtma keegi teine ka vastutuse ja nüüd on küsimus, et kuivõrd tootja saab seda vastutust võtta, et ma arvan, tootja, nagu ma üritasin enne vihjata, et ma arvan, keegi neist ei ole vastutustundetu või ei tee asju halvasti, aga nad on konkurentsisituatsioonis ja selle konkurentsisituatsiooni määrab ikkagi riik. Ja seepärast mulle tundub, et riigil on täitsa nagu oluline roll seda konkurentsisituatsiooni nagu disainida. Mulle kuidagi tundub nii, et kui riik, et see on hirmus valulik protsess, kui mitte tervislikele toitudele panna maksu juurde, siis võiks ju tervislikudelt võtta vähemaks. Ja, siin on palju toredaid ideid, järgmisse saatesse tuleme, räägime hea meelega kõik need, mis meil veel nagu varuks on. Et aga selles mõttes nii on, et inimese see vabadus otsustada või on nii palju siis on vabadust, kui palju see keskkond hakkab teiselt poolt nagu mõjutama ja selles mõttes, et neid näiteid, et mida saab ühiskonnana riigina teha, et seda keskkonda teha sellist keskkonda kujundada, kus on lihtsam teha tervislikumaid valikuid, et ma arvan, seal on küll väga palju omavalitsusel teha ja riigil ikkagi teha ja
ettevõtetel ja töökohtadel, kus me töötame tegelikult, et seda ei tasu alahinnata, et tegelikult on võimalik inimesi müksata natuke tervislikumaid valikuid tegema igapäevaselt. Ja. Nii, et nad ei saa aru. Et iseenesest on see ju väga loogiline, et mida tervislikumaid valikuid me teeme, seda tervemad me oleme, seda tervem on meie riik. Nagu üldises mõttes. Ja tervemad inimesed elavad kauem ja maksavad kauem makse. Ma paneks siia algusesse veel selle, mis Marta ütles, et enne seda tervislikku valikut on keskkond, kus tervislik valik on lihtne. Ja see keskkond algab minust endast ka. Me oleme täna rääkinud sellest, et ma igaüks saab ise endale seda teha ja siis see on õudselt tänuväärne just, et tõlgime selle abstraktse riigi nüüd konkreetseteks nagu tegelasteks ja siin isegi ei ole enam jutt riigist, et tõesti näiteks tööandja või koolipidaja et kas tööandjal on näiteks õunad laua peal või just või koosolekuruumis, jah, kas õunad või kommid? Kas õunad või kommid on ju, kas on võimalik võtta majja on ju lõunatoidu pakkuja, kas millised on need renditingimused, eks ju, kas tehakse mingisuguseid nagu soodustusi töötajatele, et käia siin ja seal. Kas koolis on puhvet? Kas koolis on puhvet? Või et mida seal müüakse? Ja või siis on näiteks toiduautomaat on selles spordisaalis. Jah. No nii siis. Igatahes me oleme siin palju nagu asju rääkinud, mis võiks kõik olla paremini, aga mulle natuke tundub nii ka, et kui ma näiteks olen ringi reisinud ja ma võrdlen, et kui kättesaadav see tervislik toit on, siis tegelikult mul on ikkagi üldises plaanis Eesti üle päris hea meel, et meie tavalistes toidupoodides on tervisliku toiduletid päris suured, päris hea valikuga. Meie restoranide toidud on ikkagi täitsa head minu meelest igal pool, et ükskõik kuhu sa sööma lähed, sa väga ei saa nagu kuidagi endale liiga teha, et meil on nagu päris hästi ka, me tahaks, et oleks veel parem lihtsalt. Ja ma arvan, et mis Eestis ei ole praegult võib-olla hästi on see toidu hind, et seda nagu ikkagi ja kus sellest mida tervislikum, seda kallim. Ja palju räägitud, et Eestis ikkagi elatustasemega võrreldes on see toit ikkagi võrdlemise kallis ja just mis puudutab, eks ju, puu- ja köögivilju, et see on midagi, mis mina arvan, et riik saaks kindlasti siinkohal aidata. Ja, aga alati võib kapsastust. Ja porgandit. Just. Igatahes suur tänu täna siia saatesse tulemast, doktor Ander Uusberg ja doktor Marta Velgan. Saime rääkida sellest, et kuidas teha toidu ostmisel ja restoranides käimisel, siis nagu restoranides käimisel tervislikumaid valikuid. Ja hea kuulaja, Kaalujuttude saade on selleks korraks läbi, aga me kohtume peagi taas ja kuulake ka meie saadete varasemaid episoode, et need kõik on niisama põnevad kui see tänane saade. Kõike head, kohtumiseni! Kaalujuttude saates räägime avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Saate toob teieni Novo Nordisk. Kuula ja loe lisaks veebilehelt minukaal.ee.